Ja see on ametlikult minu kõige esimene collab minu vlogikanalil. Tulevad kohe tagasi. Ma ütlen. Kui palju sa ise üldse meigi asju ostad? See tuleb nii kiirelt. Mis su reaktsioon oli, kui ma sulle esimest korda nagu selle ideega kirjutasin? Nii, me vist oleme ametlikult jõudnud lõppu. Viki ning täna on minuga koos Michelle. Ciao! Ja see on ametlikult minu kõige esimene collab minu vlogikanalil. Ma ei tea, miks see nii kaua aega võttis, mingi aastaid, aga siin me oleme. Ma otsustasin, et ma tahan arendada enda meigioskusi ja kuna ma olen Michelle'i juba päris pikalt Instagramis jälginud tema meigi looke ja oskusi ja kõike vaadanud ja ma olen iga kord lihtsalt nagu wow, täiesti vaimustuses, siis ma mõtlesin, et kes parem siia kutsuda kui Michelle ise. Ehk me hakkame nüüd koos tegema, tema teeb enda peal ette, mina üritan järgi teha. Seega, kui te tahate ka õppida, siis samamoodi võite võtta meigi asjad valmis ja koos minuga seda kõike läbi teha, sest me võtame samm-sammult. Mina olen silma meigi osas täiesti algaja, ehk kui te olete samas faasis, see on täiesti okei ja me oleme kõik siin selleks, et edasi areneda. Ma annan nüüd sõna sulle, millest alustada või mida teha? Kõigepealt me võiksime teha siis kulmud ära. Ja mis võib-olla natuke hirmus, et me kasutame selleks seepi. Ja ma ei ole seda tehnikat kunagi varem proovinud, ma ei tea, mis nüüd saama hakkab, ehk väga põnevil. Kes vähegi jälgib Instagrami meiki või videoid, siis võib-olla on selle uue trendiga kokku puutunud. Aga see on reaalselt nagu täiesti tavaline. See on täiesti tavaline nagu bar soap, mida sa leiad, ma ei tea. Nagu kätepesu seep või mis? Jaa, täiesti tavaline puhas seep. Ja teed selle siis kas vee või setting spray'ga niiskeks. Ja siis sa lased selle nagu natukene istuda, et ta nagu nii-öelda imbub siia sisse ja siis ta muutub natuke selliseks nagu kleepuvaks või selliseks pastaks. Sa võid vaikselt võtta. Põhimõtteliselt võtta nagu rulli, vaata seda siin sees veits. Aga kindla, mida ma siin teen praegu, aga nagu. Ja nüüd sa lihtsalt nagu kammi need täiesti üles. Ja ära nagu alguses pane tähele, et see võib ülikole välja näha. Tee üks kulm ära, siis ma nagu vaatan. Lihtsalt täitsa üle, nagu veits diagonaali ju. No, kuidas ise tahad? Kuidas sa teed oma kulme? Mulle meeldib ma ei tea, kuidas ma teen nagu. Ta lähevad nagu üliotse või nagu hästi nagu naha vastu. Ja. Kuule, mul ei jääb väga püsima, ta nagu osad hakkavad nagu tagasi tulema. Kui sul on hästi paksu kulmuga, siis sa pead veel võtma. Aga proovi algus teha seda nagu lõppu ja pärast seda eesosa. Nagu tulevad kohe tagasi. Ma ütlen. Tegelikult see on õige, see peabki minu, sa pärast tõmbad selle alla. Aga mul nii pikk on, sul nagu läheb ühtlaselt, mul on nagu mingi üks sarvik. Ma nagu, kas sa saad aru, kui pikalt? Ma ütlen, ma olen proovinud, minul olid nagu... Põhimõtteliselt, kui sul nagu hästi pika kulmukarvad on ju, siis sa nagu kuivab ära ja sa võtad selle otsa ja sa tõmbad selle sirgeks, ehk ta jääb nagu flat, see läheb alla. Aga mul on lihtsalt tunned nii ebaühtlase pikkusega. Oota näiteks ära nägu. Tahad ise proovida? Nagu ma teeks näiteks umbes niimoodi, siis ta jääb nagu, veits nagu naturaalsem. Sest et kuna see nagu silmameik on hästi nagu suur, siis ta näeb praegu... see läheb juba veits paremaks. See näeb nagu veits nagu imelik välja. Läheb paremaks. Ja nüüd teine pool ka. See on juba nii äge. Ja nüüd ma võtan nagu tavaliselt kulmupuudri. Ja kuna see teeb suht täidlaseks mu kulmud või hästi paksuks, siis ma ei taha neid nagu üle tumedaks teha, siis teeks mind nagu veel passemaks. Ehk mulle meeldib seda nagu kulmu otsa veits pikemaks teha ja siis lihtsalt siit alt natuke nagu mõnda nagu auku täita. Aga kuidas sa selle nagu silma või selle kulmu otsaga teed? No mina ise ei täida. Mul on tunne, et mul on mingi väike auk siin nagu... Ei, tee seal, kus sa tahad. Nagu lihtsalt tee seal, kus sa ise tahad teha. Minu peal naljakas, ma ei ole kindel, nagu, kas mulle enda peal meeldib. Mulle meeldib nagu teiste peal, siis ma teen endale sama nagu... Nüüd siis valmistame selle silma meigi jaoks. Ja siis ma võtan sellist nagu spetsiaalselt, ongi nagu erksat silmameiki või siukse nagu silmalukkide nagu primer, mis on nagu hästi pigmenteeritud ja selle me katime selle kulmu ära ka. Nii, ma annan sulle pintsli. On siuke lapik pintsel ja nüüd patsuta seda siia sisse. Palju sa seda võtad pigem vähem või rohkem? No sa võid alguses natuke vähem võtta. Ja nüüd sa hakkad nagu puhastad selle kulmu alt ära. Ja siis värvid kõik selle nagu nii-öelda lao sellega ära. Ja ma hakkangi nagu joonistan hästi sirge joone siit alla on ju. Ja siis kui sa hakkad siit tegema, sa hakkad niimoodi patsutama.
silmal valus ei ole. Ei ole. Aga sa pead seda patsutama, siis ta jääb nagu kleepu ja siis jäävad lauvärvid sinna külge. Siis teed kuni kulmuni kogu selle asja kokku, ja ma soovitaks tõmba see nagu, kuna me teeme siukse nagu blown-out, tõmba see täiesti siia nagu välja. Täiega tean, mida ma teen. Kui see enam-vähem on seal peal, siis ma kasvõi veel lihtsalt püüdin endale üle veits. Kõigepealt me kasutame siis sellist kollast, siis seda oranži. Võib-olla, mis palett see on taad välja? See on James Jonesi Morphe palett. Ja siis Be Perfecti Carnival XL Pro paletist me võtame neid roosakaid toone ja siis neid lillakaid ka. Võtab pigem rohkem või vähem? Võta rohkem ja siis nagu tupsuta ära. Ja nüüd sa keskendud selle nagu siia kohta, kui sa näed, siin on nagu siuke nagu väike koobas ja siis sa põhimõtteliselt patsutad selle sisse. Praegu patsuta, ära veel nagu otseselt blendi, vaid nagu keskendu sellele, kuhu sa selle paned. Nagu peaasi, et siia mingi trant ei jää, et sa nagu blendisid kasvõi reaalselt nagu nina peale. Nüüd me võtame oranži ja hakka nagu alguses praegu hakka vaata seda nagu hästi õrnalt, nagu ära põhimõtteliselt puuduta isegi nahka, hästi õrnalt nagu ajuta seda siia nagu sisse, aga samas nagu kõrvale vaata. Oota, kaua sa üldse siis meigiga oled tegelenud? Meigiga tegelenud olema kuskil 2 aastat ehk selle oma kontoga. Või millal sa nagu ise täiesti alustasid üldse meigi tegemist? Üldse niisama meigi tegemist ma vist alustasin, kui ma olin mingi 12 ja siis ma hakkasingi mingi kulme tegema. Aga meigini ma jõudsin pigem nagu kunsti poole pealt. Ma isegi ei tea, kuidas, aga nagu ma olen alati meeldinud joonistada ja siis see nagu arenes sellest rohkem välja. Aga sa õpid põhiliselt siis nagu mingi lihtsalt Insta pilti vaadates või nagu mingi YouTube'i õpetusi või kuidas sa? Varasemalt ma vaatasin nagu alguses oli küll, aga ma pidin ikka video järgi nagu vaatama. Aga nüüd ma enam vaatan pilti, siis ma juba tean, kuidas või mida ma tegema peaksin. Aga kui tihti sa üldse nii ekstra meiki teed või kas sa kannad seda ka välja või sa teed põhiliselt ainult nagu Instagrami jaoks, siis võtad pärast maha? Ei no siukse meigiga ma nagu Eestis küll kuskile nagu ei lähe või nagu selles mõttes. Aga kui oleks nagu mingi niksi meigi üritus? Ei, seda küll ja ma olen käinud niimoodi. Nagu kui sa oled sõpradega kokku, sa ei tee? Ei. Seda nagu hästi paljud inimesed arvavad, et nagu miks ma teen meiki või miks ma siukest asju teen, siis nad nagu arvavad kohe seda, et nagu kohe tulevad siukse kommendarid, issand, mis kroff ja nagu see on lihtsalt nagu minu jaoks kunst, mis mulle meeldib teha. Ma saan siis selle nagu meigi tegemisega nagu mõtte teemale ja lihtsalt nagu teha enda asja, et see on nagu minu jaoks hästi rahustav. Osad nagu hakkavad, noh, ma ei tea, maalima, joonistama, siis ma teen meiki. Aga sellest ei ole kahju, et sa nagu teed nii pikalt ja siis lihtsalt pärast pead jälle maha võtma, et nagu keegi ei näegi või noh, okei, sa teed pildi, aga selles mõttes, et sa ei saa nagu... Okei, oli palju küsid seda, ma ei tea, kusjuures ei ole väga. Võibolla parem oli. Sa kustutad kõik oma töö ära. Ma ei tea, miks mul ei ole, nagu mulle meeldib see, et ma teen ja siis ma nagu olen rahul ja siis ma nagu fiilin ennast, ma teen pilti ja siis ma nagu... Ma ei tea, ma teen taast alati nagu õhtul meiki, siis ma tahan magama minna lihtsalt. Siis ma väsin sellest nagu ära nagu lõpuks, kus see nagu tehtud on. Kaua sul keskmiselt siis ühe meigi tegemine aega võtab? Sellise meigiga ma arvan kuskil 1,5 tundi kuni 2 tundi. Aga sa oled teistele inimestele ka teinud nagu seda ekstra meiki? Kusjuures ei ole. Ei ole? Ma kusjuures täiega tahaksin teha, sest mulle nagu meeldiks, aga ma... Või nagu see nagu kergemaid värvilisi ikka olen, aga mitte nagu siukest täiesti siukest ma ei ole, sest ma ei ole nagu, ma ei tea, pole sattunud lihtsalt. Aga muidu nagu kliendimeike või neid ma teen ikka ja vahepeal. Aga pigem just nagu lõpetamine või ükskõik isegi mis asi? No enam ükskõik, et ma ei võta neid nii palju, sest et nagu see ei ole nagu, ma ei kujuta ennast ette nagu kliendimeikarina elu, sest see ei ole nagu see, mis mulle meeldib. Või nagu mitte nagu halvas mõttes, aga nagu mulle meeldibki nagu, noh, siuksed nagu raskemad asjad, mis nagu kõige hullem ongi see, et Eestis keegi ei taha siukseid meike. Keegi ei tee siukseid. Ma arvan, see on pigem siis, kui sul on mingi siuke fashion photoshoot nagu modellid või nii, aga mitte, et nagu tava see, et ongi lähem õhtul välja peale, siis palun tee mulle nii siuksed. Või uue värvi võtta või peaks... Jaa, oota, mis me nüüd pidime võtma? Roosa. Roosa, jah. Ei, mina nüüd täpselt samamoodi nagu siit edasi vaata. Kas sa nagu tupsutad või kui sa hajutad, siis sa ikka nagu teed ringi liigutusi, sa kogu aeg tupsutad? Alguses tupsutan ta siia külge ja siis ma nagu vaikselt nagu hakkan nagu hajutama. Aga võib-olla inimestele, kes nagu ei ole sinust midagi varem kuulnud, sa võid jätta mingi kui vana sa oled või mis sa üldse teed? Ma olen 16-aastane. Mis on minu arust uskumatu? Aga et sa oled nii noor, sa oskad juba nii hästi. Üleüldiselt ma tegelen ka nagu Instagrami ja selle nagu lifestyle stiiliga pigem. Ja viimase ajal ma hakanud siis ka meigi kontoga tegelema. Aga nüüd sa lõpetasid just eks ju põhikooli? Jah. Ja jätkad samas koolis või? Ja seal Nõmmel, eks ju? Ja Nõmme gümnaasiumis. Aga sa oled mitu mõelnud, mis sa nagu gümnaasiumist edasi tahaksid ka teha või kelleks saada või? No mu unistus on olnud
üli kaua, et ma võtan vaba aasta ja lähen USA-sse. Ma saaksin seal nagu oma meigi või sellega kuidagi nagu teha, mida ma Eestis nagu... Mul pole nagu Eestis väga võimalus siukse meigiga, ma arvan, midagi nagu teha. Sa mõtled, et seal just võtta mingid workshop'e või asju või? No ma täpselt seda, ma ei tea, mida ma seal teha tahaksin, aga nagu just nagu seda, mida ma teen, nagu midagi sellega seonduvat. Sa kujutaksid ennast nagu pikemalt ka elamas osas nagu mingi järgmised 50 aastat, kus on nagu hakkaks seal minema? See oleks mu unistus ja sest ma nagu kujutan selle rohkem ette, mida ma saaksin sellega edasi arendada. Nüüd lilla. Lilla on suht raske värv, sest et ta nagu blendib veits raskemini. Ma teeks niimoodi, et sa alustad siit ja sa nagu hakkad nagu, see peaks tekkima nagu vee kuju, vaata. Ja sa hakkad seda nagu vaikselt niimoodi vaata üles. Nagu hakkaks nagu lainerit tegema, aga algus nagu hajuta see paika ja siis sa võid nagu pärast vaata nagu tupsutada seda juurde. Vaata siin oli nagu auk sul, et nagu vaata see, et sa nagu ühendad need ära. Näita küll. Nagu seda kohta. Okei. Aga kui palju sa ise üldse meigi asju ostad ja kui palju nagu sulle saadetakse? Silmaasjadega, kuna ma ei kasuta väga nagu tooteid, mis Eestis olemas on, siis neid ma ostan, aga nagu põhiasju õnneks nagu saadetakse, mille poolt ma nagu saan nagu kokku hoida, aga ongi nagu silmaasjad on nagu siuksed, mida Eestis nagu pole kuskilt võimalik saada, need ongi nagu kas UK-st või USA-st või kuskilt enamast ja siis ongi neid on vaja nagu tellida. Aga mis su mingi lemmik meigi bränd on? Ma ütleks, et Anastasia. Aga neil on nagu kõike või? Need ei ole keskendunud nagu? Ja neil on nagu kõik asjad. Aga nagu silmapaletis ongi need kaks nagu Be Perfect omad. Ja üleüldse need kõik need basic omad, mingi Morphe, P. Louise ja need nagu silmaomad, millega saabki siuksed lukki oli hästi teha. Kas neil on lihtsalt see pigment ja kõik see nii hea või miks sa just neid nagu eelistad? Jaa, pigment ja nagu just need kaks paletti ongi nagu siuksed, mis nagu nad hajuvad nagu ise juba kuidagi palju paremini. Et nad nagu teevad pool tööd nagu ise enda eest ära. See on ka siuke selle P. Louise'i ühe UK make-up artisti nipp, mis oli alguses ülimälik, et sa võtad vaseliini. See on küll värviga, aga sa vaat ei ole, see jää nagu vaata värviga. Sa võtad põhimõtteliselt selle pintsli on ju. Kuna ta on hästi kleepuv, siis vaseliin nagu sulatab kõik selle meigi ära ja see võib täiesti nagu tühi nagu see katkrissi koht. Et kui sa kohe paneksid siia praegu nagu selle concealeri, siis ta vaata jääks värviline või nagu ta see nagu ikka kumab vaata veits see värv sealt alt. Et see nagu täiesti nagu nii-öelda teeb selle puhtaks. Möödas ta nagu silmakaare joont, eks ju lähed? Aga selles mõttes sa nagu pead suht ettevaatlik olema, sest ta näeb nagu üline välja. Ta nagu läbipaistav on ju. Osad vaata teevad niimoodi, et nad lihtsalt nagu, kui nad nagu ei julge, siis lihtsalt patsutadagi nagu tüki avas nagu joone endale. Ja siis sa võtad nagu selle vatitikku on ju. Või teed ühelt poolt täiesti lõpuni ja siis alustad teiselt poolt. Okei. Ja see kõik tuleb nagu siia peale. Aga nüüd on võib-olla natuke raske. Kui sa pole katkriisi väga teinud, siis ma soovitan võtavad hästi vähe toodet alguses. Aga selles mõttes tegelikult on nüüd lihtsam, sest sul on nagu nii-öelda see joon ees. Sa tegid selle juba ette endale. Aga selle sama asjaga, mis on? No mulle meeldib nagu alguses see koht siin ära nagu... Ma teen selle nagu kõigepealt. Nüüd põhimõtteliselt sa võid võtta näppu on ju ja lihtsalt hajutada see siia nagu sisse. Aga mul vaata siit niimoodi minema. Ja ta hakkabki kortsu hea. Kas ma peaks juurde panema siis? Ei, see peab just ära hajutama. Nagu lihtsalt tupsutas üle. Sinna peabki vaata nagu, teine ääre, siis me nagu tupsutad üle, sa paned sinna selle, paneme valget ja seda glitterit, vaata. Kas sa oled oma meigi asjadest tuuri ka teinud või nagu näidanud, kuidas sa mingi organiseerid? Võiks teha, ma tahaks näha palju sa neid asju on või kuidas sul need kõik on. Ma võin teha, jah. Ma võib-olla laivis ma isegi näidanud, aga ma pole päris niimoodi, jah. See võiks nagu olla mingi Instagrami, TV vaata. Ja, ma tegelikult tahtsin teha. Ma panen seda valget siia. Hästi võtan see siia. Sa tahad panna nagu silma nurka ka või? Jaa, ma tõmban seda siia. See võiks pärast mingi siia panna väike väikese näiteks. Pärast sa võid nagu näpuga ka veel panna juurde, siis teeb veel valge. Sul on nii teravine, aga siuke, mul läheb nagu veits nagu hajutatult või siuke sujuvalt ja sul on nagu siuke joon. Ja siis võtta seda on ju. Siis panna siis nagu välisnurka vaata siia. Ja saad nagu patsutada? Nagu see, kus valge läheb lilla peale üle? Jah. Ja selle sädelusena kasutame siis NYXi Born to Glow Illuminating Powderit, mis tegelikult peaks olema highlighter. Mis toonis see on? Eternal Glow või? Eternal Glow, jah. 01 on siuke rose gold nagu. Ja nüüd seda teist sädelust. Ja, see on siis Pixi selline glitter eye quad. Ja valget värvi kasutada? Ja, ta on tegelikult siuksed nagu... Palju suutad? Või seda tuli? Ei, seda ei tule palju. Tegelikult see ei ole vähe, nagu see pane nagu korralikult seda. Nüüd me teeme väikest kunsti. Okei, mitte, et see kõik poleks juba kunst olnud, aga nüüd me hakkame... Kaunistusi panema. Jah, kaunistusi maalima. Ehk me teeme täheks ja... Või äkki teha hoopis mingi süda või midagi muud või? Aga mul on see stand. On või? Jah. Mida?
ei pea joonistamast. Okei, see on tõesti, ma mõtlesin, ma pean hakkama siia nagu mingi 5 nurka tegema. Ma panen selle siis mingi siia. Okei, seda võib-olla inimestel ei ole kodus, aga kas sa oled proovinud ka ise näiteks laineriga joonistada või midagi või? Jaa, ma olen teinud. Mida sa soovitaksid siis? Lainerit või? Või jah, nagu et kui inimesel võtta ei ole seda kodus olema. See on lihtsalt nagu, sa võid teha kas nagu keellaineriga, mis on nagu potsikust on ju, siis sa saad nagu üli nagu peenikese pintsliga vaata joonistada. Aga samas sa võid ka siukse nagu hästi peenikese otsa nagu mul on neid laineriga. Aga need võivad nagu vahepeal liiga palju toodet enda peale võtta, mis võib samas veits raske olla. Siis pintsliga on jah see, et sa saad vähemaks võtta nagu. Oota, mis koha peale sa nüüd täpselt teed? Oota nagu siia nagu... See, kus need värvid hakkavad muutuma? Jaa. On see okei või? Jaa. Võtame siis Anastasia Cloakid, mis ongi highlighteri palett seal ja... Ja mis tooni me kasutame? Marshmallow, seda. Valget, okei. Siia sisenurka. Nii, ja nüüd me paneme siis igasuguseid kivikesi, kristallikesi. Ja ma kõigepealt panen siis sellise duo ripsmeliimiga. Ma teen väikse täpikese ette. Kuhu ma tahan panna? Panen siis siia. Niimoodi. Pintseitidega, mulle siuke asi ei meeldi. Ma ei suudaks rahulikke täppistöid teha, ma lähen närvi. See tuleb nii kiirelt, see on nii lõõs. Ma proovin ühe panna. Proovi. See väike, jah? Jah. Ma ei saa hakkama, ma ei ole selleks ära. Väga hea. Nüüd need sise. Näita, kus sa panid need. Okei. Pani see või? Jaa. See on täiega nagu mingi festivali vibes. Ja nüüd teeme ülejäänud näo, eks ju? Me seda vist veel hetkel ei näita, sest meie kaamerad lihtsalt saavad tühjaks, kuna me oleme mingi 2 tundi praegu teinud seda. Ehk me peame kaamerad puhkama panema, me tuleme teie juurde tagasi, kui nägu on tehtud ja me jätkame silmaga siit alt ja ristmetega. Me saime nüüd näo tehtud, aga kuna selle jumestuskreemiga hajus see nurk ära, siis me natuke teeme seda üle, kuigi ma väga ei julge. Tee hästi vaikselt veits. Ma tahan veits seda kohta nagu peikida. Sest et ma tahan, et siit oleks mul hästi nagu puhas, nagu see koht. Siis ma tegelikult võin võtta veits seda concealeri pintslit ja veits ei puhtaks teha. Ja mulle meeldib võtta nagu siuke hästi nagu fluffy pintsel. Ja kui ma tahangi siukest võtta blown out nagu meiki, siis ma, näiteks ma võtan praegu seda roosat on ju. Ja siis ma nagu hajutan seda niimoodi. See nagu annab siukse ülilaheda nagu efekti nagu, et see nagu hajub nagu edasi. Ja siis nagu hästi õnnanda tajutas ta nagu. Ma panin vaata veits siit nagu peikima, seda jätab vaata nagu parem siit. Nii, oota silma alla, mis me teeme, kas me teeme siis täpselt samade värvidega? Selle waterline'i teeb mingi värviga? Ja selle teeme kullasega. Ma mõtlesin, kas teha nagu pool ühe värviga, pool teise värviga. Ja me võime teha näiteks, et või samas siia sobiks nii, et kui me alustame lillast, et lilla tuleb siis roosa. Ma tahtsin enne seda küsida, et mis su reaktsioon oli, kui ma sulle esimest korda nagu selle ideega kirjutasin, et filmime? Ma ei mõtlesin täiega ära. Ja ma ei oodanud üldse seda. Ei, ma tean. Aga ma nagu nägin su videost, vaata, et sa nagu ütlesid, et sa tahad kellegi. Aga ma üldse nagu isegi ei tundnud seda peale. Aga sa vaatad mu videoid või? Jaa, aga ma nagu ei tundnud, ma isegi ei mõelnud seda peale, et nagu mina peaks mõelema. See on vähemalt positiivne uudis, et sa olid videota kursis. Ma vaatasin, mul mingi asja. Tuli nagu see notification, mul oli nii segadus. Sest ma olin sinu ja siis selle Elise vahel, see make-up Elise. Te oled ainukesed 2 nagu meigi kasutajad, keda ma üldse jälgin. Ja siis ma olin ülipikalt mõelnud, et ma tahaks nagu mingit sellist kollaabi teha. Ma ei olnud veel täpselt kontseptsiooni välja mõelnud, nagu kes, mida või kuidas, aga mõtlesin nagu siuke meigi artistiga nagu täiega tahaks ja ma ei tahtnud nagu mingi nagu selles mõttes, kes on mingi õppinud ja siuke, sest nagu neil tundub nii pisi graafik ja siis mingi hakkan närvidele käima, siis mõtlesingi, et eriti, kes on veel ise õppinud, siis nagu see on hoopis nagu teine teekond kuidagi ja siis mõtlesingi. See oleks mega nice. Plus endal on ka nagu vabam, sest need teised tunduvad nagu tunduvalt vanemad minust ikkagi nagu mingi 5-10 aastat või nii, aga te olete rohkem nagu minu vanusega. Mul on nii kahju seda pärast maha võtta, sest ma nägin nii palju vaeva sellega. Aga nagu praegu on õues mingi 20+ kraadi päike ja kui ma lähen tennist mängima õues, siis nagu see lihtsalt sulab ära. Kas sa saad neid ripsmeid uuesti ka kasutada või? Need on 25 korda. Ossa! Need on hästi head, need on Jana Poobergi ripsmeid kuigi. Tahab Eesti
Airbrush Media Glam Make'i Queen ja ma panen siis endale full glam ja sulle ma annan Miamid. Aga sul on see kuu ka, eks ju? Ma teen äkki alla kuud. Ma tulema, et panin liiga nagu lõdvalt, et kui ma ka lahti tuleb kohe ära. Näita. Ja proovi ise vaata, nagu suru neid nagu enda ripsmetega kokku. Võib-olla on see, et minu ripsmed on nii otse, vaata, need on nii kaarus. Vaata siit eest just, suru vaata seda nagu eest enda ripsmet ja seda kokku. Huuled? Mis arvan huuled teeme? No ma teeks nude'id. Ma just mõtlesin, et mingi roosa või midagi. Ma tahaks näha nagu meid korraga, et näha, kas me näeme sarnased välja. On sarnane või? Ma ei tea, nagu see on see, et nad asjad sama meiki nagu suht nagu sama juuksed toon. Aga nagu, ma ei tea, öelge kommentaarides, kas me näeme sarnased välja. Ei, nagu samas see nagu on sarnane. Meil on nagu näojooned lihtsalt nii erinevad. Nii, me vist oleme ametlikult jõudnud lõppu. Meil see nüüd aega võitis, kell on 5. Ma alustasime kell 4, no okei, pool tundi söögipaus, 3,5 tundi. Ja põhimõtteliselt meil ongi siis siit seest aga kollane, läheb oranži peale üle, nii on roosa, lilla ja siis all on lilla ja roosa ja siis peal on valge sädelus ning silmanurgas ka siuke kuldne sädelus ja siis need glitterid, üleval on valged, all on sinine, siis minul on ühes nurgas täht, teises kuu, kui see kuu läks natuke lappama, pole hullu. Nii, kuidas sa rahule jäid minu protsessiga? Sa pole isegi vaadanud seda veel lähedalt. See on tegelikult nagu üli hästi tehtud. Väga hea. Ei, nagu päriselt. Hinda mingi 10 punkti skaalal. Ma reast ütleksin 9. Tegelikult. Ei, päriselt, see on üli hästi tehtud. Aga mis tehtud. koha peal mul nagu mingi arenemisruumi oleks või mida saaks teistmoodi või? No ma arvan, et cut crease. See on kõige raskem. Ma ise arvan ka. Aga see tegelikult see on nagu päris hästi tehtud. Ma olen nagu üllatunud, et see näeb nii sarnane sinu omale välja ja nagu see näeb hea välja. Kindlasti andke kommentaarides teada, kuidas teile see meeldis, kas te ise kavatsete seda kodus järele proovida ja kui teete, siis kuidas teil välja tuleb ning kindlasti võite meile pilte jagada ning andke ka teada, kas te tahaksite, et ma teeksin veel kollaabe kas Michelle'iga või mingid muud looki teha või üldse kellegi teiseks või mingi täiesti teisest valdkonnast olla või mida te näha tahaksite, et kõik või kogu tagasiside on oodatud. Ärge unustage ka pöödled püsti visata, kui teile meeldis ja tahate veel kollaabe näha. Ärge unustage subscribe'ida, et ei jääks minu tulevastest videotest ilma ning kindlasti checkake ka Michelle'i, sest tema isiklik ja meigi Insta on kindlasti video kirjelduses esimesed lingid, minge visake follow. Kui te vaatate seda videot täna reedel, kui see üles läks, siis 2 päeva pärast ehk 30. augustil kell 3 me teeme Michelle'i meigi Instagrami laivi, kus ta teeb mulle ka mingi väga ekstra meigi, mul pole veel õnne aimugi, mis saama hakkab, aga kui te tahate seda näha, siis kindlasti minge followge ta meigi Instat, checkake, olge seal pühapäeval kell 3 ning saate meiega chattida, vaadata, kuidas me teeme, võite ise meiki kaasa teha, ehk tuleb väga lõbus ning näeme seal. Ja sellise pauguga ma panengi siis lõpu enda suvegraafikule, kus ma laadisin iga reede kell 10 hommikul video üles, ma olen nii uhke enda üle, et mul jäänud mitte ühtegi nädalat ja ühtegi videod vahele. Seega, kui teil suvel mõni video jäi vahele, siis teil on nüüd aega neid kõike järele vaadata, sest neid on lihtsalt mega palju ehk nautige. Ning näeme juba järgmises videos. Tšauki!